et keda pole jõudnud teretada, tere. Ma tükk aega mõtlesin, kas ma julgen ainsana lipsuga tulla rääkima, aga mõtlesin, et mitmekesisus on ilus. Pealegi see lips ise pühitseb mitmekesisust, muidu ma võib-olla teda ikkagi ei oleks hakanud panema. Aga muidu sissejuhatusse ma sain eile õnneks ära rääkida, nii et ja kuivõrd aega on vähe, siis ma lähen kohe asja juurde. 50 aastat Kevadkoolist, see on ka üsna samal ajal on toimunud päris otsustav keskkonnakriisi äratundmine teaduslikul tasemel, kui Rooma klubi alla koondunud teadlased panid kokku kasvupiirid, äratundmine poliitilisel tasemel, kui toimus esimene ÜRO keskkonnakonverents Stockholmis ja äratundmine ka näiteks Eesti kultuuriruumis ka teaduslikul tasemel, kui ilmus Eerik Kumari looduskaitse. Kõik nagu üsna värskelt enne esimest Kevadkooli. Ja kohe sain aru, kui ma hakkasin mõtlema, et kuidas siis rääkida poolest sajandist keskkonnakriisist, et see on nagu pika puuga liiga lai teema. Valisin teise, mis on ka tegelikult liiga lai, ja mis osaliselt siis kattub sellega, mis teised on rääkinud, aga kui teema on niivõrd lai, siis tegelikult ettekannetes suurt kattuvust ei tule. Niisiis, planeedi piirid, mis vist ka Asko ettekandest korraks läbi jooksid ja kellelgi veel, neid on proovitud nii-öelda teaduslähedaselt mõõta. Ei saa öelda, et see on nagu päris range täpisteadus, aga need on tõesti väga head eksperdid ja väga tõsised teaduslikud andmed. Ja millele tasuksin öelda, et kui vaadata otse üles kliima on tõsine probleem, see on nagu selgelt näha, ta on planeedi piiridest väljas, aga kui me vaatame üles ja vasakule, siis me näeme, et elurikkuse probleem on veel palju tõsisem. Ja nii et arusaadav loomulikult ka, et teoreetilise bioloogia Kevadkoolis tuleb eelkõige rääkida elurikkusest, aga see on tõepoolest ongi globaalse keskkonnakriisi kõige teravam, kõige olulisem osis. Täna on kõik niimoodi käsitlenud, mille üle on mul hea meel, et me käsitleme elurikkust, bioloogilist mitmekesisust sünonüümidena. Teadupärast terminid ei ole nagu valguskiirus vähemalt oletatavasti on objektiivselt konstant. Terminid on nii, nagu me kokku lepime, aga üldiselt enamasti nii on kokku lepitud ja sellest kokkuleppest lähtub ka see ettekanne, et elurikkus ja bioloogiline mitmekesisus on sünonüümid. Nii käsitleb ka Stockholmi Keskkonnainstituudi Säästva Eesti sõnastik, et elurikkus otsene sünonüüm on siin muu hulgas ka bioloogiline mitmekesisus ja et see ongi siis mitmekesisus kõigil tasanditel geneetiliselt kuni siis planetaarseni. Ja kui me vaatame siis bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni legaaldefinitsiooni, ma rõhutan legaaldefinitsioonist, kumbki nendest pole ranges mõttes definitsioon, aga see on see muu teema, miks ma teadlane ei ole. Aga ühesõnaga, et see legaaldefinitsioon, kui siit kellad ja viled ära võtta, siis räägib täpselt seda sama, mis ütleb Stockholmi Keskkonnainstituudi Säästva Eesti sõnastik, et elurikkus ja bioloogiline mitmekesisus on sünonüümid. Elurikkuse eestikeelse oskussõna väidetavalt olevat kasutusele võtnud kadunud Mikk Sarv, vähemalt nii väitis kadunud Ivar Puura ühes oma artiklis, kummagi käest enam küsida ei saa, tuleb kirjasõna uskuda, aga bioloogiline mitmekesisus on muidugi palju vanem termin eesti keeles ja see on tegelikult otsene tõlkeline termin inglise keelest. Ja inglise keeles on see juba rohkem kui 100 aastat tagasi esmakordselt kasutatud. Seda kasutas Arthur Harris, mitte segi ajada samanimelise Briti pommituslennuväe ülemjuhatajaga teises maailmasõjas. Ma ei tea, kui lähedalt nad üldse sugulased olid, tõenäoliselt mitte lähedalt. Ja ta kasutas seda siis USA edelaosa kõrbeliste ökosüsteemide kirjeldamisel ja see bioloogiline mitmekesisus oli suuresti selles tähenduses, millest Lauri täna rääkis. Ehk siis, kui veel tagasi peegeldada Meelise ettekandele, siis nii-öelda see, mida hiljem võib-olla beta mitmekesisuseks nimetati, ehk siis elupaikade laiksusest ja sellest aspektist. Mis on oluline selle juures võib-olla kõrva taha panna, et ta ei mõõtnud mitmekesisust mitte kuidagi, ainus asi, mida seal artiklis reaalselt mõõdetakse, on sademed,
aga ja ta väärtustab seda, see on selgelt nagu autorile varjamatu vaimustuse objekt, nii nagu aeg-ajalt õnneks ka teadusartikleid kirjutatakse sellises natuke esseistlikus stiilis, aga väga sellise terase analüüsiga, aga ta on siis kvalitatiivne, väärtuspõhine ja autor ei räägi midagi selle ohustatusest. Ohustatuse peale ta ei mõtle, see on iseenesest selles suhtes huvitav, et umbes samas piirkonnas, vähemalt nimelt gloobuse mõistes samas piirkonnas, toimetas sellel noor Aldo Leopold, kes nagu tegeles või hakkas mõtlema just nimelt sellele, kuidas kaitsta seda, mida me nüüd tänapäeval nimetame elurikkusest, aga tema jälle ei kasuta elurikkuse terminit. Nüüd 40. aastatel siis sai bioloogilisest mitmekesisusest selline akadeemilises ökoloogias väga selgelt mõõdetav suurus, justkui teaduslikult neutraalne, kuigi on näha, et need paljusid akadeemilisi ökoloogia ikkagi selles kõrge mitmekesisus vaimustas, aga astronoome vaimustab supernova plahvatuse eriline eredus, et nagu vaimustusobjekti vastu ei välista sellist objektiivset uurimist, ta ikkagi nagu käsitleti vormiliselt neutraalsena, mõõdetava suurusena, koostati mitmeid mõõdikuid, arutati nende mõõdikute omavahelisi seoseid, aga mitte seda kui ohustatud asja. Nüüd esimest korda väidetavalt kasutas Ray Dassman Different Kind of a Country ehk siis teistmoodi maa. Artiklis on viidatud 70. aastale, sest see on see, mida ma olen käes hoidnud, mis on olemas siis meie ülikooli raamatukogus, mis on kunagi kuulunud kadunud Erik Kumarile, mis oli vist koguni 3. väljaanne, nii et see oli hetkel üsna populaarne raamat, kus tema käsitleb mitmekesisus just nimelt sellena, mis on ohus ja mida tuleb kaitsta. Väidetavalt siis esmakordselt ja jällegi tema ei mõõda seda seal mitte kuidagi. See on tema jaoks puhtalt kvalitatiivne, väärtustatud ja siis seda korda siis ka ohustatud asi. Ja kuigi ta oli väga aktiivne tegelane mitmesugustes olulistes looduskaitse ja keskkonnakaitse algatustes, tegelikult see, et just mitmekesisus on see, mida me kaitseme, väga tol hetkel veel lendama ei hakanud. Aga siis, kui hakkas ilmuma üks nendest paljudest ajakirjadest, mida Asko näitas, Conservation Biology, siis seal juba see mitmekesisus on suhteliselt algusest selle asjana. Ja Edward Osborne Wilson, kellest on olnud täna 2 ettekandes juttu, ehk see on see sama Wilson, kes on MacArthur and Wilson saarte biogeograafias, see sama biofiilia Wilson ja neodarwinistidele ka siis social biology Wilson, et oli väga võimas, geniaalne mees. Ja tema toimetatud kogumik Biodiversity, mis tugines paar aastat varem toimunud sellisele olulisele seminarile ja mitmele sellisele vähem formaalsele seminarile, oli siis nii-öelda see asi. See raamat, kus esimest korda võeti kokku tõesti elurikkuse kriis kui globaalse keskkonnakriisi väga oluline osa, käsitledes siis elurikkust jälle nii-öelda geneetilisest kuni biosfäärini, väga erinevaid aspekte, kõige rohkem loomulikult vihmametsadest, aga sugugi mitte ainult vihmametsadest. Tegelikult kõigist olulistest ökosüsteemidest on seal juttu, väga suur osa sellest on ka tänapäeval täiesti aktuaalne. Kuigi loomulikult aeg on muutunud, meil on tulnud teadmisi juurde, mõne probleemi me oleme suutnud võrreldes tolle ajaga lahendada, mis on iseenesest väga oluline optimistlik, enamus probleeme on loomulikult oluliselt süvenenud. Ja kui tegemist oli selle sama MacArthur and Wilsoniga, siis loomulikult siin on elurikkus teatud määral ka mõõdetav, aga kui rääkida nüüd seda liikide vahelist mitmekesisust, siis ainus mõõdik, mis seal esineb, on ikkagi liikide arv. Otsisin hoolega, kasutasin ka nii-öelda sõnaotsingut, ei Shannonit ega Simpsonit selles biodiversity's ei ole. Liikide arvu loomulikult on ja seda on seal väga paljudes artiklites.
ja siis paralleelselt samal ajal siis üldise globaalse keskkonnakriisi mõtestamisena siis tekkiv säästva arengu kontseptsioon, selle siis ÜRO vastava töörühma, mida juhtis endine Norra peaminister Gro Harlem Brundtland, selle aruandes Meie ühine tulevik, seal on kuskil 10 korda mainitud elurikkust, seal on põhiliselt muudest asjadest jutt, aga sealt läheb siiski tegelikult päris otse tee siis ÜRO Rio de Janeiro 1992. aasta konverentsil vastu võetud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile, millega siis bioloogiline mitmekesisus sai lisaks sellele, et see on tunnustatud, ohustatuna, teadvustatud, väärtustatud asi, sai ka rahvusvahelise keskkonnaõiguse üks keskne mõiste. Ja mitmed varasemad looduskaitsekonventsioonid, kus ei ole otsesõnu bioloogilist mitmekesisust mainitud, mis tegelikult muidugi olid ka seotud selle kaitsega hilisemas töös. Loomulikult kõik räägivad bioloogilist mitmekesisusest. Ja kui vaadata jälle konventsioonis, jah, loomulikult väärtustatud, loomulikult ohustatud, kas ka konkreetselt mõõdetav, seda mitte. Kuigi seirevajadusest konventsioon räägib, ehk siis nagu vajadusest ühel või teisel viisil lisaks kvalitatiivsele ka kvantitatiivselt elurikkust käsitleda, see konventsioon nagu vihjab, aga otsesõnu seal seda ei ole. Ja siis, kui nüüd rääkida sellist ÜRO süsteemis kokkuvõetavat teaduslikku ekspertteadmist kokkuvõtva siis valitsuste vahelise elurikkuse ja loodushüvede paneeli, mille üheks liikmeks on kindlasti Aveliina ja oli ka ühe aruande tegemisel aktiivne kadunud Kaja Peterson. Ma ei tea tõesti ausalt, kas keegi veel Eestist on, ma oletan, et võib olla, aga see, et mina ei tea, ei ole nagu ärgu keegi solvugu. See on minu teadmiste puudulikkus. Et selle paneeli aruannetes on ka elurikkust käsitletud sellise üldise asjana, on rõhutatud, et teaduspõhisus on küll nagu selle lähenemise süda, aga samas on rõhutatud ka põlisrahvaste teadmise integreerimise vajadust selle paneeli aruannetes ja nii-öelda mõõdikuid on erinevaid, on kvantitatiivseid, on kvalitatiivseid, aga kui vaadata seda sama globaalset, siis sealt jällegi ei leia ei Shannonit ega Simpsonit, kuigi leiab mõningaid teisi kvantitatiivseid mõõdikuid ja loomulikult paljudes artiklites, millele aruanne tugineb, loomulikult on need mõõdikud kasutuses olnud. Ja kui vaadata siis seda Euroopa ja Lääne-Aasia regionaalset kokkuvõtet, seal on, mina leidsin ühe Shannoni nimetamise. Lihtsalt, selliseks väikeseks taustaks, et kui erinev see elurikkuse käsitlus võib olla oma olemuselt ja nüüd meil hakkab juba väga kiireks minema, et saage tuttavaks, teda kahjuks enam ei ole. Melomus rubicola, tal ametlikku eestikeelset nime ei ole. Maailma näriliste parim asjatundja Eestis, Andrei Miljutin on soovitanud tema nimeks Riffi mosaiiksabarott. Ta on esimene teadaolev kliimamuutuse ohver, oli saareline endeem, elas ühel väikesel korallrahul, mis paikneb Austraalia ja Uus-Guinea vahel ja sagenenud eriti kõrge veeseisuga tormid. Tormid kui niisugused oluliselt seal sagenenud ei ole, ekstreemumid ka pole justkui muutunud, aga kõrged ekstreemumi lähedased tormid on selgelt piirkonnas sagenenud kõrge veeseisuga. Tema elupaik, mis oli saare keskel olev taimestunud ala, hävis ja arvatavasti päris suur osa loomakestist endist ka uppus. Seda, et nad on ohus, teadvustati enam-vähem õigel ajal, hakati Austraalias tegema ettevalmistusi tehistingimustes populatsiooni loomiseks. See võttis siiski nii palju aega, et kui järgi mindi, olid loomad läinud. Et kõigist nendest muudest seostest, ma ei jõua praegu rääkida, sest aeg jookseb, aga et tuleb nagu, et see näitab jälle, kui raske on inimesteni jõuda, sellest räägib põhiliselt Silvia, aga tõesti, kui raske on taguda kõigepealt inimeste koludesse, et kliimamuutus, kurat võtaks, on tõsine asi. Kliimamuutus, kui inimesed lõpuks saavad sellest aru, ta ei ole sugugi ainus asi.
elurikkuse kriis on teine asi, see ei ole see sama asi, see on veel tõsisem. Ja kui see ka lõpuks kuidagi selgeks saab, siis nad on tegelikult omavahel seotud. Et kuidas selle kõigega nagu, siin auditooriumis see tundub kõik just triviaalne, igaüks saab aru. Aga kuidas jõuda nendeni, keda kuulavad poliitikud, Aveliina on see, keda kuulavad poliitikud, aga kas kuulavad piisavalt? Et see on see küsimus. Ma arvan, et isegi poliitikute seas on piisavalt palju neid, kes nagu enam-vähem saavad aru, nad lihtsalt ei saa aru, kui kuradi tõsine see on ja arvavad, et järgmiste valimisteni võita on tähtsam. Nii, aga jah, et teine kriis, mis on tegelikult tõsisem kui kliimakriis, ma ei hakka tagasi minema selle planeedi piiride juurde, aga igaüks võib seda otsida. Lämmastiku ja fosfori osas on asi hullem kui kliima osas. Ja jällegi süvenemata liigselt võib öelda, et 11 liiki on IUCN-i punase raamatu andmetel välja surnud eutrofeerumise tagajärgede tõttu. Nüüd enamikul loomulikult nagu ikka on mitu väljasuremispõhjust, aga 3 loetakse ainsaks põhjuseks eutrofeerumist. Kõik on jällegi piiratud levikuga lõhilased. Piiratud levik ikka on nii loomuliku väljasuremise kui ka inimtekkelise väljasuremise riskitegur arusaadav, aga jah, 3, et 1 on praeguseks kliimamuutuse ohver, 3 eutrofeerumise ohvrit. Ja Läänemere puhul me teame, et see on peamisi elurikkuse mootoreid. Nüüd jällegi, ma hakkan ajaga jänni jääma, lahendused, siin ei ole midagi tohutult originaalset, see on nii-öelda lihtsana kokku võetud kehtivast globaalsest elurikkuse raamistikust ja kehtivast Euroopa Liidu elurikkuse strateegiast, natukene ka varasematest ja vanematest, seda teist siin, seda kaitse tähtsust tasuks rõhutada. Ja viimase, mis sujuvalt Silvia osa sisse juhatab, et elurikkuse ja kultuuririkkus, tänavu on kultuuririkkuse aasta, on omavahel tihedalt seotud. Biokultuuriline mitmekesisus ei ole nende summa, vaid korrutis või aste või mis iganes, nende selline väga tihedalt integreeritud asi. Ja tegelikult me põhiliselt räägime siin inimeste kultuurilise mitmekesisuse ja elurikkuse seost, aga tegelikult me peame teadma, et inimene pole ainus loom, kellel on kultuur, kuigi arvatavasti kõige keerulisema kultuuriga loom, kuigi mine tea, kuidas seda mõõta, aga ka nende loomade, keda me näeme ohustatuna, lisaks nende demograafiale ja geneetikale, keerulisema käitumisega, sotsiaalse käitumisega loomadel tuleb arvestada ka nende kultuurilise pärandi kaitsevajadusega, ilma milleta võivad nad tegelikult sattuda ohtu. Kõige selgemalt on see teadvustatud tänaseks rändsete liikide puhul ja selle tõttu ka Bonni konventsiooni raames on üks selle teemaline resolutsioon vastu võetud. Lisaks sellele, et selle kohta on üks posu artikleid praeguseks, aga see on suhteliselt uus asi. Aga nüüd Silviale annan tagasi just inimese kultuuri ja elurikkuse jaoks. Nii, ma olen suurema osa oma professionaalsest elust töötanud praktikuna. Teen väga esimesi väga arglikke samme teoreetikuna ja piilun sinna humanitaarteaduste salamaailma sellest õppeaastast alates Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis. Nii et ma ei räägi sellest, kui raske on inimeste peakoludesse midagi peksta, sest et ma arvan, et inimeste peakoludesse ei ole midagi vaja peksta ja pealegi on peale peade veel inimestel kehad ja nad tunnevad maailma mitte ainult läbi pea. Aga ma ikkagi ei julge mingeid vastuseid anda, vaid ma täna jõuan nende mõne minutiga hoopis mõned küsimused esitada, mis mu enda peas on ja millele ma otsin vastuseid. Ja Holger Pukk kirjutas sel aastal, kui minu taat sündis, sellise raamatu nagu Rohelised maskid,
Ja teda on siis humanitaarteadlased, kirjandusteadlased nimetanud Eesti rohelise liikumise vanaisaks. Sellepärast, et ta kirjutas selle raamatu, kus tublid pioneerid päästavad loodust inimeste käest ja teevad seda siis nii, et karistavad neid inimesi, kes murravad oksi ja astuvad muru peale. Ja selles raamatus on üks selline stseen, kus siis peategelane lõpuks ometi on teinud meelemuutuse, istub oma perekonnaga kinos ja siis seal on selline dialoog, et ega sa ei murra ju enam puukilest oksi, enam ei murra, ei jookse ka enam üle muru. Ema noogutab, nii et oled rohelistega ära leppinud. Ja siis perekond kenasti hakkab vaatama kinos, siis linale tulevad esimesed kaadrid mehaniseeritud metsatöödest, kus langevad hiigelkuused, unnates tirib traktor mitmemeetriseid palke ja see on loomulikult positiivne. Ja loomulikult minu jaoks ökoloogina siin kõik punased tuled vilguvad, et kas siis kirjanik sellega üldse teeb head, kui ta kirjutab rohelistest mehikestest, on rohelise liikumise vanaisa, aga samas teeb niivõrd suure ökoloogilise apsu, et ütleb, et oksade murdmine on hullem kui hiigelkuuskede mahavõtmine. Ja see ongi küsimus. Ma ei vasta sellele küsimusele. Minule hirmsasti meeldivad ka sellised pildid, kui hinnatakse näiteks liikide ohustatust või ökosüsteemide ohustatust. Siin on nendel päevadel palju selliseid pilte läbi jooksnud. Mul kohe silmad lähevad särama, et siin on nii palju huvitavat selle pildi peal. Siis ma olen tasapisi aru saama hakanud, et nende inimeste hulk on päris väike, kelle jaoks see pilt tundub huvitav ja kes sellest tõesti inspireeruvad ja näevad, et see on väga põnev. Ja ma ei ole loomulikult ainukene, väga paljud inimesed on aru saanud, et laiematele massidele arusaadavaks teha asju on vaja kasutada mingeid teistsuguseid pilte, teistsuguseid meetodeid. Üks tore näide sellest, kui koroona ajal laiad massid hakkasid rääkima sellest viiruse kurvist, mida me peame painutama, siis ka ökoloogid proovisid neid kastikesi, kriipsukesi kurvi kujule viia ja laiemale ühiskonnale. Ma kujutan ette, et massidele ikkagi mingil määral on see pilt paremini arusaadav kui see, mis oli eelmisel slaidil. Ja minu praktikuelust Eestimaa Looduse Fondis me oleme hästi palju Maailma Looduse Fondiga koostööd teinud ja Maailma Looduse Fond usub hästi palju sellesse, et tuleb kaasata nii masse, inimeste laia teadvust kui ka neid, keda me tihtipeale väga võib-olla nendes mingites ringkondades väga ei armasta, me ütleme nende kohta arendajad ja ettevõtjad, aga et nendel on väga suur mõju sellele, et mis me siin planeedi piiride sees kas me toimetame planeedi piiride sees või mitte, pealegi lõppkokkuvõttes me peamegi kõik ühiselt ühiskonnana suutma sellist mingit visiooni näha ja see on hea, kui me suudame seda kuidagi visualiseerida niimoodi, et on laiemalt arusaadav. Selle pildi, see on minu viimane slaid, selle pildi joonistas Mägi Eilein, üks kunstnik, nõid, šamaan, kes siis nägi, et vaat selline on minevik ja selline peab olema tulevik, kuidas on positiivselt võimalik ökosüsteemidega koostöös toota toitu ja põllumeestel sissetulekut saada. Ja see on lisaks sellele, et selle joonistus maalis üks kunstnik, on sellel samal teemal, selle sama pealkirjaga Kiss the Ground teinud üks suur filmitiim, toreda, väga hästi Ameerika stiilis filmi, mis räägib taastavast põllumajandusest, kus Ameerika põllumehed räägivad väga, väga inspireerivalt sellest, kuidas nad kasuritega koostöös, kuidas nad ökosüsteemiga koostöös saavad toitu toota ja see ongi põllumajanduse tulevik.
ja mul on väga hea meel, et ka Eesti noortalunikud on sellest filmist ja sellest pildist väga inspireerunud ja pidasid see aasta suurt konverentsi ja näevad ka, et taastuv põllumajandus on ka Eestis tulevik. Kui ma seda pilti eile Avelinale näitasin, siis ta jällegi ütles, et tegelikult ikkagi need taimede juured ei näe sellised välja, et ikkagi see pilt ei ole täpne. Ja ma ei tea, kas see pilt, kas see film vastab nendele küsimustele, et kuidas ökoloogide, loodusteadlaste andmeid ühiskonnas paremini resoneerima panna, aga ma loodan seda lähiaastatel natukene rohkem selle kohta teada saada. Silvelile ja Aleksile. Asko. Aitäh. Minu põhiküsimus on, et kas sul on mingi seisukoht, kui palju me tohime tõde moonutada? Sellepärast, et teadlasena ma ütleks, et me ei tohi. Siis juhtub see, et seda tõde moonutatakse pärast kultuuris. Sinu ettekandes oli mitu asja, mida on kultuuris moonutatud ja Aleksi omas ka näiteks planeedi piirid ei ole mitte high risk for the humanity, nagu jääb mulje, vaid see on hoopiski high risk, et me väljume holotseeni senistest tingimustest ja see on hoopis teine asi. See tähendab, et me lihtsalt liigume määramatuse seisu, aga seda kommunikeeritakse minu meelest teadlaste poolt valesti. Nii et küsimus on see, et kas sinu meelest on olemas õigustatud vale? See vist ongi see sama küsimus, sa sõnastasid minu küsimuse, et ma ei tea. Sa tahad ise vastata? Ma arvan, et ei ole, aga lihtsustus on esiteks vältimatu niikuinii. Lihtsustus on vältimatu ja mõnikord ka õigustatud, isegi siis, kui ta oleks välditav. Aga vale kindlasti mitte. Ja mulle tundub, et üks asi, ütleme, suure hulga inimestega rääkides, milleks on erinevad kultuurilised protsessid, mida me teeme, me ei saa hoida oma selle täpsuse, et see sõnum jõuab nii täpselt kohale, seda nagu standardit liiga kõrgel. Me peame lihtsalt sellega juba sõnumit saates arvestama, et kui sa tahad väga täpselt seda sõnumit saata, siis sa jõuad väheste inimesteni, sest et sa saad väga täpselt seda disainida. Ja kui sa saadad väga täpse sõnumi väga laiale ringile inimestele, siis ta hajub ja muutub valeks väga kergesti. Aitäh. Kui on üks lühike küsimus, siis selle me võtame veel. Jah. Sama, mis Askolle. Elurikkus on hea küll liikide arv tavaliselt mõeldud või liikide tihedus, midagi sellist, aga olulisem on ilmselt ikkagi kooslus, pärismaine, püsiv, väljakujunenud kooslus igas kohas. See peaks olema palju täpsem ja õigem väärtus kui elurikkus mõistena, kas ei ole nii? Ei oska sellele küll öelda, kas ta nagu kooslus on ikkagi märksa kitsam väljend kui elurikkus ja elurikkus katab ka koosluste nii sisemist kui ka koosluste vahelist mitmekesisust. Ja jah, et soovi korral siis neid akadeemilisi tasandeid tsiteerides nii alfa, gamma kui ka nende vahele jäävad beta mitmekesisust, aga või teistpidi, kui mitte soovida nagu selle 3-ga piirduda, siis erinevates skaalades mitmekesisust ja sealhulgas ka siis nende tegurite mitmekesisust, mis võimaldavad kooslusel säilida, mis muuhulgas võivad olla eriti tänapäeval ka inimesest tulenevad tegurid. Nii selle tõttu, et mõned kooslused on tänapäeval olemas üksnes poollooduslikena, võib siis pikalt arutada ja tuleb pikalt arutada, kust nende elurikkus pärineb inimese eelsel ajal, aga nii-öelda ajaloolisel ajal on nad üksnes poollooduslikena, aga ka siis, kui
me ei pääse aktiivsest taastamisest. Ehk siis koos kõigi nende mõjuritega see on ikkagi osa elurikkusest. Raba kooslus ei ole elurikas. Ta on väga vähe liike, aga ta on päris maine ja tohutu väärtus. Vaata, see just see, mis ma proovisin öelda, et elurikkus ei ole ainult liikide arv. Et liikide arv ja vajadusel siis ka liikide arvukuse jaotust iseloomustavad mõõdikud, nagu need samad Shannon või Simpson või mis iganes muu Hilli arvutuletis, need on ainult ühed mõõdikud. Et seesama Wilsoni selles raamatus ja ka selle rahvusvahelise paneeli kokkuvõtetes selle elurikkuse all käsitletakse kõike, sealhulgas ka liigivaeste koosluste säilitamise vajadust. Et liigivaesed kooslused on üks osa globaalsest elurikkusest.